Tööohutuse juhtimise süsteem on äärmiselt lihtne, kui kõik osad on omavahel loogiliselt seotud. Ja nüüd ma näitan, kuidas ühte sellist pisikest loogilist süsteemi üles ehitada. Kui sa tead, et riskianalüüs on oluline iga ohu mõttes ära kujundada selliselt, et näiteks kui ütleme, et siin on müraallikas ehk põhjustaja, müraga kokkupuute aeg ja müra mõõtmine, et see on ühe ohu siis selline minimaalse põhjalikkuse analüüsi tase, nagu riskianalüüsis on kõik ametikohtadega seotud ohud ja riskid sellise põhjalikkusega hinnatud, siis võib eeldada, et riskianalüüs annab palju kasulikku sisendinformatsiooni juba kõikideks järgnevateks loogilisteks sammudeks. Näiteks ta annab teada, millised on sellised ohud ja riskid, mille suhtes peaks töötaja minema tervisekontrolli, saab teada, millised on need ohud, mis tuleb ohutusjuhendis kenasti lahti kirjutada, see annab teada, millised on need tegevused, mida peaks planeerima tegevuskavasse, annab ka teada, millised on sellised riskid, mida ei ole võimalik maandada ilma isikukaitsevahenditeta ja annab ka teada tegelikult, milliseid ohumärke oleks hea töökeskkonnas kasutada. Ja nüüd, millele tasub tähelepanu pöörata, et näiteks kui siin need samad ohutusjuhendid, te olete läbi riskianalüüsi teada saanud, millised on need nõuded, mida töötaja peab täitma selleks, et oma tervist hoida, siis nende nõuete kontroll saab toimuda juba sisekontrollis oma korda. Ehk näete, riskianalüüsist läheb info ohutusjuhendisse, sealt tulevad need nõuded, tuleb ka võib-olla määrustest ja seadusest nõuded natuke juurde ja neid kontrollitakse sisekontrollis. Ei ole vaja kuskilt sisekontrolli guugeldada, otsida, vaid info jookseb kõik siit kenasti sisse. Näiteks tegevuskava kohaselt me saame ennetuse kenasti paika panna, isikukaitsevahendite väljaselgitamisel see info saab kohe minna ohutusjuhenditesse ja see info saab minna sisekontrolli kohustusse. Ohumärguanded samamoodi ja ohumärgid, et neid saabki nüüd kasutada ohutusjuhendites, neid saab lisada kohe ka sisekontrolli korda ja tegevuskava koha pealt näed, kui tead, et tegelikult on selliseid tööprotsesse, kus on vaja sagedasemat pausi, näiteks füsioloogilise ülekoormuse riski puhul, et sellised väiksed lisaminipausid, neid saab sirutuspausina, näiteks panna iga 20 minuti tagant 20 sekundit sirutust võimalusel ohutusjuhendisse kirja. Ja ennetusena tegevuskavasse ja ka riskianalüüsi uute riskide hindamiseks ja ohtude lahti kirjutamiseks, kuidas ohu puhul käituda. Neid võib tulla ka ohuolukordade tuvastamisest, tööõnnetuse tuvastusest, et mis põhjustel õnnetused on juhtunud ja ka kutsehaiguste läbi on võimalik tuvastada uusi riske, mida siis sellesse samasse tsüklisse lisada. Nii et kui paned kogu selle informatsiooni niimoodi alates riskianalüüsist jooksma, tekib see väga lihtne ja loogiline tööohutuse juhtimise süsteem.